Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad! Autotund on jälle eetris. Stuudios Tarmo Tähepõld Tallinnast ja üle tükki aja oleme saatesse saanud Martin Metsa, kes istub turvaliselt oma koduseinte vahel ja ei tule siia viirust saama. Millest räägime? Täna räägime uudistes veapunktisüsteemist. Räägime teekünnistest ja sellest, et Eestis lokkab täielik isetegevus nendega, et kus need on ja miks need sellised on ja miks nad enamasti on täiesti valesti. Räägime liiga aeglaselt sõitmisest. Ja elektriautode ostutoetusest, sinna on tulnud juurde mõned muudatused. Ja üks elektriauto uudis on ka lõpus BMW-lt. Ja saate teises pooles me räägime ühest uuest autoajakirjast, mille nimi on Autogeenius, kes oleks seda võinud uskuda. Nii, aga meie nädala rubriik, mis siis nädalases juhtus, ja siin ei olnud kahtlustki, mille panen mina enda nädala sündmuseks. Nädala sündmus oli see, et ma sõitsin Ferrari Romaga. Nüüd kõik, kes kuulavad seda kuidagi arvuti taga või telefonis, siis guugeldage Ferrari Roma ühe O-ga ja siis näete, kuivõrd ilus, vähemalt minu arust see auto oli. Aga siis, nii, ja edasi. Ja nüüd on ootused üles köötud, et tuleb Autogeeni või Autotunni esimene Ferrari proovisõidurubriik. No ma pean tunnistama, et kahjuks see proovisõit ei olnud selline päris ametlik nagu meediatestisõit, kus ma veetsin päeva või 2 ja külastasin kõiki Eesti kurvilisi teid. See oli pigem selline tutvumine uue Ferrari Romaga, mis just Eestisse jõudis ja väike sõiduproov. Ja kuna ma seda jagasin veel ühe kolleegiga, siis sain ma tegelikult ühe kogemuse, mida mul varem tõesti ei ole olnud. Sest ma olen elus ühe Ferrariga sõitnud, see oli Ferrari 599, väga äge V12 mootor, aga seekord veetsin ma enamus aja Ferrari tagaistmel. Nii, jah, selle Ferrari Romal on ka tagaistmed. Ja sellelt proovisõidult tulin ma tagasi väga konkreetse tarbija nõuandega, et ei ole ainult üks kihutamine ja paugutamine, vaid ma võin teile nüüd öelda. Kui te tahate omale ilusat sportautot, mis oleks väga võimekas igas asendis, aga teil on aega-ajalt vaja, ütleme mitte igapäevaselt, aga keegi panna tahaistmele. Näiteks ütleme laps, et olete ostnud omale hobiauto, aga laps tahab ikkagi trenni minna. Jah, see on väga aktuaalne teema praegu. Just, siis ma soovitan, et pigem vaadata näiteks Porsche 911, sellepärast, et võrreldes Ferrariga on Porsche tagaiste hiiglaslik. Et sinna Porsche tahaistmele on võimalik, ma ütlen, kui Martin istuks rooli ja ma oleks ilmselt teatud mööndustega tema taga nõus sõitma näiteks ka Tartusse, siis Ferrari Romas ei ole see asi võimalik, sest seal on, nad ütlesid kohe ametlikult ära, et sinna mahuvad inimesed, kelle pikkus on umbes kuni 1,5 meetrit, meeter 60. Tähendab seda, et ma istusin seal ikkagi, jalaruum on üks asi, et seal võib ju istet lõputult ettepoole sõidutada, lihtsalt pea ei mahu ära, et sa istud seal viltu, mitte kael, vaid keha, sest sa peadki reaalselt istuma viltu, nagu teise istme peal on su keha. Nii et praktilisuse punkte siit kahjuks ei tulnud, aga selles mõttes väike siuke 1,20 meeter nublu mahub sinna ikka ära. Aga mul tekkis huvi ja varsti saab enda teise pensionisamba raha välja võtta, et palju ma pean võtma? Kõik, ja siis mine laena juurde ka. Auto hakkab 200 000 eurost. Ja see konkreetne, millega meie sõitsime, selle hind oli 280 000 eurot, mis tähendab seda, et seal oli 80 000 euro jagu lisavarustust, mis ei ole isegi mitte, tavaliselt me teeme siukse, keskmise linnamaasturi jagu. No, see oli juba luksus linnamaasturi jagu, oli seal lisavarustust, mille hulka kuulus näiteks süsinikjõupakett, mis tähendab seda, et sul siis need lävepakud ja mitmed ehisliistud on kõik päris süsinikjõust. Armatuurlaua kate on natuke peenemast materjalist. Väga huvitav, ma tahaks näha sellist baasversioon Ferrarit, et kas seal ja kui palju on seal mingit plastikut.
aga noh, muidu oli kogemus muidugi huvitav, see auto müriseb ilusti üle 600 hobujõu, hästi, aga põhiline, mis Roomat nagu võib-olla teistest praegustest Ferraridest eristab, on ikkagi tema visuaalne, skulptuurne välimus. Ta näeb tõesti äge välja. Ja sinna see meie pooletunnine proovisõit jäigi, millest mina enamus aja veetsin tagaistmel. Aga nii, selle kõrval millega nagu, sina sõitsid? Noh, tead, mul ei ole nüüd nagu väga eriti midagi rääkida, mulle tundub, kui ma nüüd sinu jutu olen ära kuulanud, aga ei, ma tahtsin lihtsalt seda rääkida, et ma panin talverehvid alla ja see aasta vist on üks neid aastaid, kus talv vist kuskil väga ootamatult ei tule, sest kui ma vaatan praegu ilmateadet, siis selline ilm, nagu täna on väljas, nagu homme on väljas, püsib ilmselt detsembri alguseni. Ja 1. detsembrist on teadupärast ju talverehvid kohustuslikud, nii et äkki on see nüüd üks esimesi aastaid ajaloos, mil talv ei tule ootamatult. Õige, minul on ka juba talverehvid tükk aeg all ja kuna ostsin seekord, kuna nüüd on mul ju selles mõttes nagu uus auto, ma sain osta ise talverehvid, eelmisega oli mul alati see vabandus, et ma sõidan naeltega, sest need tulid autoga kaasa, siis nüüd ma ostsin omale lamellid ja sõidan rahulikult ja kedagi ei sega. Mina kusjuures praegu ka mõtlen, et kui ma natuke olin nende naeltega klõbistanud ja kuulanud seda kerget undamist ikka, mis tuleb, kui sa saad aru, et need rehvid ei ole esimest aastat all, vaid pigem nagu kolmandat, siis, ja eriti, kui need talved siin kipuvadki selliseks, et lund on maas 1,5 kuud ja ülejäänud aja lased niisama asfaldi peal, siis ikka tuleb lamelli isu peale küll, pean tunnistama. Ja ma ei hakka selle GDPR-i valguses avalikustama, kus sa elad, aga sinul kui, ütlen pigem maasektori inimesel, sa veel saad vist kasutada seda naelrehvi õigustust, aga meil ju siin ei lükata kunagi puhtaks, aga see ilmselt see õigustus sul ka varsti kaob. Nii, reklaamisime välja veapunktisüsteemi. Kes ei tea, mis veapunktisüsteem on, see on mitmes maailma riigis ka kasutusel. Tähendab seda, et kui sa sooritad liiklusrikkumise, siis sa saad trahvi, aga su nii-öelda, kas Vene ajal ei löödud ka kuskilt talongi sisse auke või? Juhiloa sisse. Ma mäletan sellist asja, et see olevat midagi sellist olnud. Et me oleme täpselt sellised ülemineku aja tüübid, et endal veel lube ei olnud, aga nagu mäletame, et midagi toimus. Ühesõnaga, lisaks trahvile siis hakatakse ka punkte koguma. Ja see siis tähendab seda, et kui ma saan mingi hulga punkte täis, siis juhtub muga midagi, mis muidu, kui ma lihtsalt neid trahve maksaksin, ei juhtuks. Jah, põhimõtteliselt load, et kui sa praegult sõidad, tegelikult see on alles väljatöötamisel, et keegi ei pea kartma, et see nüüd homme meil ei ole veapunktisüsteem, praegult räägitakse aastast 2024. Et mõneti ju raskemate rikkumiste puhul veapunktisüsteem toimib ka praegu, lihtsalt see on selline, ta ei ole nagu kindel, mis tähendab seda, et kui ma jään ühe korra kiiruse ületamisega vahele rohkem kui 20 kilomeetrit tunnis, ütleme, saan trahvi, aga see jääb mul sinna registrisse ju alles. Sisulist on see veapunkt, küll aasta pärast kaob ta sealt ära. Ja kui ma saan selle aasta jooksul järgmise kiiruse ületamise, siis juba on väike oht õhus oleneb, eks ju, kui suur see on, et ma jään lubadest ilma. Siis ületan 3. korda. Ühesõnaga, nagu idee mõttes need punktid on olemas, aga kindel, ei saa alati olla, et ma lubadest ilma jään. Samas, vaata, mina olen kõige selle juures aru saanud, et see veapunktisüsteem peaks riigi vaates siis lahendama nagu seda probleemi, et kui inimene sõidab kiiruskaamerasse, ütleme, et sõidab +7 sinna, siis saab ühe veapunkti endale, sest muidu on niiviisi, kui saad kiiruskaameras saad trahvi, siis sa põhimõtteliselt saad trahvi ja maksad selle ära ja ongi kõik, on ju. Saad järgmise trahvi, maksad selle ära ja lähed elu edasi, on ju. Et ma nüüd arvasin, et see hakkab nagu lahendama nüüd seda probleemi, et kui sa saad endale 10 trahvi sealt kiiruskaameratest, siis nüüd sa saad punktid kirja. Tegelikult selgub, et kiirusekaamera eest ei anta sul üldse punkte. Just, et seda ei suudeta, seal on mitte, et valitsus ei tahaks või et see oleks kuidagi neil vastumeelne ka see lisada veapunktisüsteemi, vaid seal on see juriidiline küsimus, et kes oli roolis.
et kiiruskaamera tuvastab auto omaniku või tähendab kiiruskaamera trahv läheb auto omanikule, mitte auto juhile. Et siis on selle omaniku kui ta ise ei olnud roolis, on ta enda asi selle inimesega siis sotid selgeks teha, kes tegelikult kihutas. Aga jah, et seal on juriidiline takistus. Ja veapunkti süsteemis on siis hetkel, ühesõnaga, rõhutan veel kord, et see on hetkel kontseptsioon, millega minnakse edasi, komisjon on seda uurinud ja pannakse, et on 3 taset. Madal, keskmine ja raske rikkumisaste. Madal on sellised ülekäigurajalt keelava tulega sõitmine või kiirus, kiirus kuni 40 kilomeetrit üle on madal ja üle 40 on rikkumine siis riigi arvates. Ehk siis tegelikult 0-20 on praegult see lihtmenetlus, mis üldse ei lähe registrisse. Ma ei tea, kas edaspidi see 20-20 läheks selle veapunkti alla või mitte. 20-40 on madal, selle eest saad siis oma veapunkte, üle 40 on raske, keskmine, üle 40 on keskmine ja siis raske on siin tegelikult välja toodud alkohol või narkootilised ained ning samuti liiklusalased kuriteod. Vaat ma nüüd ei tea, mis on kas see, et kui ma sõidan 60 kilti üle lubatud, kas see on kuritegu või on see ikkagi rikkumine? No ma arvan, et võib-olla need kohad, kus tekib ikka mingi reaalne kriminaalmenetlus, kui sa ikkagi täispeaga kellelegi otsa sõidad või mingi selline juhtum. Just, ja siis on olenevalt raskusastmest kehtivusajad punktidel oleks ka 1-5 aastat. Seda ei ole täpsustatud, mis ja kui palju kehtiks, sellega nad nüüd töötavad edasi. Aga kas sulle tundub, et kokkuvõttes see on nagu hea idee või halb idee, kas see teeb midagi paremaks, kas see lahendab midagi või lihtsalt see on uus süsteem, millega me peame harjuma ja keda korraliku liiklejad see ei puuduta ja teistele see on selline, ma ei tea, kas ta on või ei ole midagi. Kui me jätame praegult välja sellest need inimesed, kes ma ei tea mitu protsenti, 1-2, keda ei huvita tegelikult mitte miski. Need inimesed, kes meil sõidavad siin neid teisi inimesi surnuks, ma ei tea, juba peale mitmendat joobes sõitmisega karistuse saamist, et need, keda karistus ei huvita. Need inimesed on eraldi case, kuidas nendest mitte lahti saada, aga et siis liikluses lahti saada, ei oska öelda. Veapunkti süsteem, et autojuhina muidugi mulle ei meeldi, kui mulle mingid punktid kogunema hakkavad, aga täiesti me oleme siin ju hiljuti rääkisime sellest pardakaamerate testist. Mul on tunne, et praegult liikluses on neid pardakaameraid aina rohkem ja rohkem, mis tähendab seda, et minu Facebooki, kuna ma kuulun nendesse autogruppidesse, ma näen iga päev, ma võiksin teha eraldi portaali nendest videodest, mida ma sealt näen. Ja see nagu näitab, et nagu ma ei ütleks, et meil olukord liikluses on kohutav või enneolematu, aga seal on ikka päris retse asju mida inimesed teevad ja need ei ole kogemata või midagi juhtus, see on ikka, et ma ei tea, kui praegune kord seda liiklust ei rahusta või neid asju ära ei hoia, me peame katsetama midagi muud. Ja jätkuvalt ma ei pea siin silmas maanteel, et keegi sõidab 10 kilti kiiremini, vaid need on ikkagi sellised jõhkrad punasega üle. Siin alles eile oli üks video, kuidas üks must väike buss sisuliselt sõitis nagu ratturi, ma ei mitte nii traagiliselt surnuks, aga see manööver, mis ta tegi, oli täiesti ebanormaalne. Et ma ei tea, kui me ise ennast kätte ei võta, siis võtab riik meie eest. Oot, ma ei tea, jah, teistpidi mul tunne kogu aeg ikkagi, et jah, need videod ja need kindlasti nagu torkavad silma väga lihtsasti ja need on asjad, mis tegelikult, kui sa kujutaksid ette, kui aastal 95 oleks olnud niiviisi kaameraid, sa upuksid nende videode alla ära, on ju. Ei, ma ütlengi, meil ongi paremaks läinud, aga nagu selles mõttes kuidagi ideaalist, et ma ei tea, ei tahaks seda jälgimisühiskonda ja trahviühiskonda, aga tahaks, et nagu inimesed võtaks natukene kokku ennast. Aga nad ei võta. No jah, selles mõttes teistpidi lihtsalt ma ütlen see lõpetuseks, et kokkuvõttes ikkagi aitab selline politsei suurem kohalolu, ma arvan, nende kõikide probleemide vastu, kas või need 1-2%, kellest sa seal enne rääkisid. Aga liigume edasi. Lahti tahtsin saada, et järgmine asi, et
läheme nagu loogiliselt edasi kiiruse ületamisega, et mis aitaks kiiruse ületamise vastu, kui veapunktid ei aita? Teekünnised. Kas seal, kus sina elad, on alevi või külavahed teekünniseid täis? Ei ole. On teil üldse mõni? Mitte ühtegi ei ole mul siin vist, mulle ei tule meelde küll. Aga siin tasub nüüd natuke selgitada, et meil ilmus Geeniuses suur lugu, kus me tõime välja, et teekünniste paigaldamist või ütleme ehitamist teele sisuliselt ei reguleeri mitte miski ja need ehitatakse ehitaja suva järgi põhimõtteliselt. Et siin aga sellel luba peab ju ikka olema, et ma ei või ju lihtsalt vaatan, et minu maja ees keegi nagu õudselt okei, aga sellel ei ole mingeid ettekirjutusi, milline ta täpselt peab olema. Seal on hea tava, aga nüüd tasub teha nagu vahet, et hea tava kõlab hästi, on ju. Me teame, kuidas ehitajad on valmis häid tavasid jälgima. Aga et siin on 2 erinevat asja, et rahvasuust teatakse enamikke neid lamavate politseinikena, aga tegelikult on üks asi on teekünnis, mis on siis selline kõrgem ja pikem ala, et sa võtaksid tegelikult selle idee ei ole, et sa võtaksid kiiruse maha, vaid see on see, et sa ei sõidaks kiiresti. Sellest peaks saama üle sõita normaalse kiirusega. Kui on lubatud näiteks sellel lõigul 30 km tunnis, siis sa peaksid saama sealt ilusti 30 üle minna, kui on lubatud 50, siis sa peaksid sealt saama tegelikult 50 üle sõita. See on mõeldud selleks, et sa hoiaksid seda kiirust. Just, et kui sa tuled 50 alas 70-ga, et siis teeb see sulle autole ai. Jah, just, aga kui sa 50-ga tuled, siis peaks olema kõik nagu hästi. Ja teine asi on siis see riba, selline kummist, selline paks riba, mis on 20 sentimeetrit lai umbes. Kollane must, ja, et nende jaoks tegelikult ei olegi mingit reegleid, et need lihtsalt pannakse maha ja siis on kõik ongi niiviisi. Aga selle puhul on muidugi idee see, et seal ikkagi sa sõidaksid sellest väga vaikselt üle, et nendest ikkagi ütleme nii, et mõistlik inimene ei sõida 20 ka enam-vähem üle, kui see raputab ikka auto läbi. No need on pandud, eks ju, tõesti sellist kohtast näiteks, kus ma praegult mõtlen, kus nad on küll jube tüütud, aga iseenesest õigustavad ennast, näiteks tuleb meelde Rocca al Mare keskuse parkla. Sest muidu seal on see pikk asfalti sirge, jätame need öised sõidud seal kõrvale, aga ka päeval oleks seal päris palju ilmselt neid kiirendajaid, kes sõidaks seal autode vahel 50-ga. Ja see kõik ju ilmselt lõpeks üsna lihtsalt selliste plekimõlkimistega. Ja selles mõttes, et need künnised, mis see probleem on see, et need künnised tehakse suvaliselt ja see tähendab seda, et tegelikult sealt enamikest neist ei saa niiviisi normaalsel kiirusel, mis seal lõigul on lubatud, läbi sõita ja selles mõttes, kui sa teed, milleks sul põhimõtteliselt on õigus, siis sa suure tõenäosusega rikud endale auto ära. Ja küsimus on siis see, et kas ma kaeban kellegi kohtusse, mis siis saab? No ilmselt ei saa suurt midagi, et sa võid seda proovida, aga see tõenäosus on üsna madal. See on nagu kohaliku omavalitsuse alal tee august läbi sõidad siis ja auto ära lõhud, siis sa pead ka minema ja seda KOV-ilt nagu nõudma. Aga siin on kirjas, et selle Ain Kendra sõnul võib neid künniseid ehitada iga ettevõte, mis on tee-ehituse ühe oma tegevusalana kirja pannud. Aga et seal ei kontrollita, et see ei ole nagu päris maantee-ehitusel, kus siis tellja ilmselt kontrollib ka seda pädevust, siis antud juhul, ma ei tea, sul on mingi osaühing Mees ja Koer, kes tegeleb ärikonsultatsioonide ja tee-ehitusega ja võidki ehitama hakata, jah? Ja muidugi nii Tallinna kui Tartu linnavalitsusest öeldi, et linnarahvas tahab neid juurde ja see tähendab seda, et neid künniseid ja lamavaid politseinikke tuleb meie linnaruumi aina juurde. Ja selles mõttes kindlasti ma vaidlen sellega, et on olemas kohad, kus nad on nagu õigustatud. Minu meelest nagu täitsa okei on, et need on näiteks kuskil seal ma tahaks muuseas täiesti hea märkus, ma tahaks oma maja ette ka. No näed, sellised inimesed ongi, kes neid igal pool nõuavad. Aga tegelikult kuskil lasteaia juures ma saan täitsa nagu aru, et seal on ülekäigurada ja enne ülekäigurada seal on need lamavad politseinikud ja sa tõmbad seal selle kiiruse maha lihtsalt sellepärast, et seal väikeste laste kontsentratsioon on kõrge ja nad võivad lihtsalt teele joosta või käituda lastele omaselt ebaratsionaalselt. Et ma saan aru, et seal see on nagu õigustatud sellistes kohtades. Aga see on lihtsalt see, et neid rajatakse sellise
tuima järjepidevusega kõikjale, et kus keegi tahabki, et tema maja ees võiks see olla. Aga mul tuli meelde, tegelikult mul on ja kuskilt juba öeldi, et need on täiesti valesti ehitatud. Et sealt tuli meelde, et mul siin kodust kilomeetri kaugusel on, kus ka teekünnised, kusjuures tegemist on sellise meetripikkuse teekünnisega või laiusega. Et sealt ei ole võimalik 50 üle sõita, ma võtan ikkagi sisuliselt, kui sealt lähen, ma võtan sisuliselt 0. Et ja need on täiesti absurdses kohas. Et ma kujutan ette, et selliseid on väga palju, kus vaat see on kohaliku omavalitsuse, et mis ta teeb, on ju, et näed, inimesed tahavad, et meil siin oleks mul siin maja ees või näed kuskil seal tee otsas, et seal võiks see olla. Milles probleem, inimesed tahavad, ega ta ilmselt palju ei maksa, las teevad ära, on ju, oleme siis rõõmsad. Aga kokkuvõttes ma arvan, et selle asjaga minnakse praegu ikkagi väga, väga üle piiri, et kokkuvõttes meil varsti sõiduteed sellised kartulivaod ongi, kus iga nurga taga lihtsalt pead nendest üle minema. Ei, no seal on selgelt öeldud ka, et ühtepidi ta et autojuht pidurdab, teistpidi peale seda ta kohe kiirendab, et see suurendab müra ja saastet. Ja siin need päris mustkollased järsud, et need lõhuvad tegelikult ka maju. Et näiteks, siis ma saan aru vibratsiooni tõttu. Jah, et näiteks ütleb siin Ain Kendra, et Soomes on nende paigaldamine savikatele pinnastele üldse keelatud. Et jälle, üks asi, mille eesmärgist, heast eesmärgist saab aru ja nagu ma siin egoistlikult ütlesin, et ka minu maja ees kihutatakse ja ka seal liiguvad minu lapsed, et muidugi ma tahaks, et seal oleks see künnis. Aga päris mustvalge see jälle ei ole, et võidad või kaotad, mina ei tea. Jälle me ei saa siin vist mingile mitte ühisel nõul, aga mingit sellist, et kas see on nüüd hea või halb. Ei, mina ikkagi leian, et kui nad on niiviisi nendega üle piiri minnakse, siis on ilmselgelt tegemist ikkagi halva asjaga ja kui ikkagi need paigaldatakse täiesti valedesse kohtadesse, kellegi lihtsalt suva järgi, siis aga siis tulebki teha Maanteeameti või kohaliku komisjon, kes lihtsalt ei annagi igaühele või see lubade andmist tuleks palju rohkem karmistada, sest et tõesti, kui võtame Tallinnas Soo tänav, kui seal ütleme, topsi ees ei oleks seda künnist, siis on Soo tänav siuke mõnus pikk sirge. Hakkad sealt otsast tulema ja saab lõpuks saavad kiiremad vennad, saavad seal soti sisse. Et mis me teeme siis? Kui seda künnist ka seal ei ole, siis nagu siin üks spetsialist ütleb, et tahaks autojuhte usaldada, aga ei usalda ju. Jah, on kindlasti võtta kohad on ju, kus nad teistpidi on õigustatud, et kui teil seal Soo tänaval need topsist tuleb inimene välja, siis ta jääb alla ju. Jah. Okei, selge. Nii, elektriautode ostutoetus tuli tagasi. Avati see voor, see sulgub, ma saan aru, 15. detsember. See oli üks keeruline lugu, et taotluste esitamine algab 15. detsember, et praegult see nii-öelda voor avati, sul on võimalik siis oma dokumendid ette valmistada. Nagu see tegelikult varem on ka käinud, et kõigepealt öeldakse välja ja see kuupäev, millal kõik on saavad ühiselt selleks ajaks jõuab enda 10 firmat valmis teha ja siis see võtab ju aega ja siis saad need taotlused ilusti korraga sisse anda ja 15. detsember kell 9 hommikul. See ka, et kes sees see mees natukene seda, et kui nii kaua kuni taotlus pädeb, siis kes sees see mees. Jaa, et ilmselt seekord ka on niimoodi, et ega neil ei ole nagu mingit muud alust eriti nagu otsustada, et võt riigi raha jagades sa ei saa päris nagu näkku vaadata, et ma ei tunne, et sa ikka vist, sul on seda raha niigi või et kes sees see mees. Et osta saab siis taaskord kuni 50 000 eurot maksvat autot, ilma käibemaksuta 50 000. Ja toetuse suurus 5 000 eurot. Ja kui sellest saab tulumaks tuleb ära anda, ehk siis 4 000 eurot saad reaalselt toetust.
ja ma saan aru seekord see, et ettevõtetel nüüd, neid ettevõtteid tuleb nüüd rohkem luua, sellepärast et varem sai 15 autot üks ettevõte, nüüd on see langetatud 10 peale. jah, millele Martin siin viitab, on eelmises voorus loomulikult leitud jokk-skeem, kus iga ettevõtteks sai osta, nagu sa ütlesid, 15 autot, aga siis tehti ettevõtteid stiilis ettevõtte number 1, ettevõtte number 2, ettevõtte number 3 ja esitati nendelt taotlusi. Siis seekord püütakse seda vältida ja seal on ühesõnaga, ma sain aru niiviisi, et ühesõnaga nüüd sa ei saa ise neid ettevõtteid teha, vaid sa pead minema sõbraga rääkima, kuule, ole hea, tee üks Just, ettevõte. et kes eelmine kord said, et samad juhatuse liikmed või tegelikult kasusaajad ei tohi enam taodelda. Aga kuule, mul on üks küsimus selles mõttes, et neid elektriautosid tuleb kogu aeg peale, kui see kevadel see voor oli kevadel on ju eelmine, siis me vaatasime, mida selle 50 000 eest saab. Kas midagi on nüüd nagu muutunud seal, et on mingi uus äge auto tulnud, mis on alla 50 000 ja tundub, et nüüd võiks nagu seda osta? No kindlasti üks, mis saab väga popiks, mille kohta eelmises voorus inimesed, et ta oleks tegelikult ka siis pidanud juba kohal olema, aga see venis on Volkswageni ID.3 elektriauto, mis sellises, isegi 50 000 piires saab juba sellise suure aku ja korraliku varustusega versiooni. Et seda on võimalik ka kallimaks ajada, aga ühesõnaga saab, jah, see ID.3 on kindlasti üks. Škoda Enyaq, Škoda linnamaastur, sellega läheb napikaks, et sa seal, sa saad ta kätte kindlasti. See tuleb järgmisest aastast ju Eestis alles, et sa saad või saad selle, on need nagu müügil? Sa saad tellida ja selline, mitte konks, aga et sa võid, see nagu ei olegi skeemitamine. Ettevõttega Škodaga võid diili ette ära teha, et lepime hinna kokku ja see on üks asi ja teine on see, et kui sa paned näiteks praegult sinna auto nimega see ja siis, kui see hakkab see ostmise hetk kätte jõudma, seal on mingi aeg, mille jooksul tuleb see auto ära soetada ja selgub, et sulle seda autot ikka ei suudeta mingil põhjusel, nagu siin ju asjad venivad, COVID ja kõik asjad, ei suudeta akusid toota, siis sa saad autot nii-öelda seal vahetada taotluses. Kui ta vastab jätkuvalt nendele tingimustele, siis automarki on võimalik, või seda mudelit on võimalik vahetada. Nii et seda muret ei ole, et kui sa tõesti tahad seda Škoda Enyaqi ja selgub kevadel, et see Enyaq niipea ikkagi ei jõua, siis sa saad muuta selle ümber mõneks muuks. Aga siis 15. detsember see aeg, kui tuleb 15. detsember kell 9 hommikul, et minge Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehel on üleval kõik need tingimused. Nii. Ja nüüd sa tahtsid kindlasti rääkida sellest uuest BMW linnamaasturist elektrilisest, mis kahjuks vist selleks ajaks meil kohale ei jõua, kui ostutoetust saab taodelda. Jaa, BMW, kuidas ma ütlen, tantsib kõikide või mängib kõikide BMW fännide närvidel ja mul on tunne, et nad teevad seda vist ikka juba maniakaalsest mingist rõõmust. Sest just nüüd, kui kõik BMW fännid on mitte üle saanud, aga pidanud leppima selle 4. seeria kupeega, või 4. seeria BMW-ga, millel on hiiglaslik nina, mis on tekitanud väga teravat vastukoja, esitlesid nad elektrilist linnamaasturit iX, mille nina on veel palju suurem ja see autoproportsioonid ja kõik, on, kui paljud teavad BMW-d kui sportlikku ja sellist, ägedat autot, siis see iX on selle vastand, jah? Jah, et ta on niisugune suur, ta on, nagu kujuta ette, BMW X7, see kõige suurem linnamaastur, ta on niisugune pontsakas ja muidugi veits ulmeline, et ma ei oskaks öelda, aga võib-olla vaata BMW on lihtsalt leidnud selle lahenduse, et kuidas kogu aeg enda uute autodega suurelt ja uhkelt seda uudiskünnist ületada, nii et inimesed sellest räägiksid ja miks me sellest ka praegu siin räägime, et võib-olla nad on selle
selle valemi lahti muukinud ja see on see, et seesama, millest sa just rääkisid. See tuleb aina suuremaks teha sealt eest. Kogu aeg peab midagi minema niiviisi. Jah, et see auto veel lähiajal müüki ei jõua, et loomulikult on ta väga võimekas auto, et ta on tegelikult liigub väga kiiresti, nagu need elektriautod kõik, sõiduulatus on ka suur, seal 500-600 ringis, seest on muidugi hästi ulmeline kõik, ühesõnaga, kõik nagu on õige. Ainuke on see, et kas seda kõike ei saaks pakendada niimoodi, et et see BMW auto ostja ei jookseks ära teise margi juurde, sest et ma kardan, et nad seda teevad. Kas see BMW lõpuks ka käpuli lükkab, ma ei tea, aga miks nad niimoodi tahavad oma fänne ärritada, see on naljakas. Jaa, aga kindlasti kujuta ette, mingi metal-bänd, kes hakkab järjest välja andma mingit diskohitte, aga ilmselt need diskohitid on Hiinas väga populaarsed. No vat, tõesti, eks ju. Kui Metallica teeks siin praegult tõesti tõmbaks sellist mõnusat EDM-diskot, siis äkki tõesti peaks proovima. Igatahes näis, et selle auto jõudmisel läheb aega ja kas ta päris sellisel kujul ka ikkagi tootmisse läheb, ma ei tea. Nii, aga viimaks räägime siis sellest asjast, millest on me oleme siin ka rääkinud, on liiga aeglaselt sõitvad juhid ja Liiklusjärelevalve Keskus pani üles ühe video, kus kas oli Tallinn-Tartu maanteel? Vist oli. Võib-olla tegelikult see pole ka väga oluline. Politsei sõitis vastu ühele suurele autode kolonnile, kolonni ees sõitis aeglaselt üks sõiduk ja politsei vaatas ilusti, kui see kolonn oli kõik mööda läinud, pööras otsa ringi ja sõitis sellele kolonni ees istuvale aeglasele juhile järele ja pidas ta kinni. Miks? Just. Miks? Miks sellepärast, et liiga aeglaselt sõitmine, ma ei oska sulle seda paragrahvi tuua, see ilmselt ei olegi nagu sõna aeglane, aga et tuleb valida teeoludele ja kõigele vastav kiirus ja ei tohi teisi ohustada. Vaat teeoludele ja vastav kiirus, see on ju üks asi. Selles mõttes, et kui sa ikka tunned, et sa sõidad 70-ga, sa võid Eestis igal pool 70-ga sõita tegelikult. Muidugi võid. Kas on 110 või 90 on sinna selle märgi peale seal tee ääres kirjutatud. Aga selle juures on üks asi, et kui sinu taha hakkab kolonn kerkima, siis sul on kohustus need autod mööda lasta ohutult ja ilusti. Kas või niiviisi, et sa pead ennast tee äärde kinni, lased ilusti need autod mööda ja siis liigud edasi. Just nimelt, et keelad, kui ma ise mõtlen, et kui näiteks roolis on tõesti algajuht või vana inimene, et ma kindlasti ei arva, et sellist inimest ei tohiks sõita. Ja kui inimene tunneb, et ta ei suuda hetkel, et mis iganes põhjuselt ta ei ole veel valmis või enam valmis 90 või selle liiklusvooluga ühtlaselt sõitma, mis tavaliselt kipub pigem 100 juurde, siis jumala eest ma ei tahaks, et keegi ka seda teeks. Et tal siis niimoodi, et küüned on peopesas ja siis ta üritab seda tempot hoida. Aga sellisel juhul... aeglane juht on tegelikult, ta tekitab selle juhtimisega palju suurema probleemi kui lihtsalt see, et ta 70-ga sõidab ja Muidugi. kõik lihtsalt rahulikult ükshaaval sõidaksid tast mööda. Et kui sa oled kuskil tiheda liiklusega teel, nagu Tallinna-Tartu maantee on, siis lihtsalt su taha tekib kolonn ja seal kolonnis erinevatel autojuhtidel lihtsalt ei pea nagu närv vastu. Ja see tähendab seda, et seal kolonnis võib-olla 7 võib otsustada, et aitab sellest jamast, et ta nüüd läheb siin 3 mööda, samas tulevad autod vastu ja nii edasi ja nii edasi, et siit see probleem hakkab niivõrd palju kuhjuma ja kokkuvõttes tuleb neid muresid niivõrd palju sealt juurde, kui see lihtsalt, et keegi sõidab 70-ga. Et siin isegi ei ole tegemist vaata selle liiga aeglaselt sõitva juhi peedistamisega, vaid tegelikult on ikkagi asi selles, et sa laseksid mööda selle normaalse liiklusvoo. Absoluutselt, ja see liiga aeglaselt, et see ei olegi nagu peedistamine, vaid on see, et kui sa peeglisse ei vaata ja sa ei näe, et su taga on mingi tohutu kolonn, siis sa juba siis sa oled juba natukene nagu halb inimene. Et sa ei pea kiiresti sõitma, aga sa pead need autod mööda laskma. Sest seal on ju mingi imelik see matemaatiline asi, et kui isegi kui sõidad näiteks 85-ga, siis mingist hetkest läheb see kolonn nii pikaks, et seal kolonni lõpus juba sõidetakse 70-ga. Ja vahepeal kiirendavad natukene ja siis jälle... Just, et see ei ole nagu nii, et siis kõik kolonn liigub 85-ga
ja noh, seda enam lähevad lõpus olijad nagu närvi, et nagu miks ma siit nüüd minna ei võiks, eriti kui sul on natuke võimsam auto. Nii, et kui sa ei taha kiiresti sõita, ära sõida või sõites lubatud kiirusega, aga siis vaata kõvasti peeglisse ja kui tuleb mingi bussitasku või mingi võimalus, siis lase see kolonn mööda. Muidu isegi vaata ei pea bussitaskut, viga lihtsalt selles mõttes pead andma nagu tagantsõitjale selle selge signaali, et mine mööda, ma tõmban siin kõrvale, ilusti mahub ka niiviisi, mitte kolm autot sirgelt, vaid lihtsalt näidata, et näed, tegelikult sellele ühele reale mahub ju ilusti 2 autot ka ära ja kui üks tõmbab ennast realt natuke kõrvale, ei ole mingit probleemi, et tegelikult sa ei pea ju, sa ei pea kinni pidama, et lihtsalt anna see väga selge indikatsioon, et näed tagantulija, et võib mööda sõita, sest kõige suurem probleem on see, kui see järgmine auto on veel ka selline, kes ei taha kogu aeg möödasõite teha, ütleme, mõni selline juht, kes pigem nagu tahab, et kilomeeter oleks tühja teed ees, et siis ta on nagu nõus ohutult minema. Ja igal juhul, kui võimalik, siis väldi selliseid, mis sa arvad, et võiks olla tipptund, et reede pärastlõunal minna Tallinn-Tartu maanteele hakata 70-ga sõitma ei ole nagu väga, väga ilus ja mõistlik tegu võib-olla. Nii, uudiste osa sai läbi. Pidime rääkima ajakirjast nimega Autogeenius. Me ei ole sellest, ma vist äkki eelmises või üleilmises saates korraks nagu andsin väikse tiiseri, aga me ei ole sellest mitte kuskil mitte midagi rääkinud. Nii, aga nüüd sul on võimalus mulle teha see elevator pitch, et me sõidame nüüd esimeselt korruselt 5. et millega tegemist on, et me elame internetis, teeme saadet üle interneti ja sa pead Autogeeniuse nimelist veebisaiti, kus kõik on veebis, nii et milleks nüüd paberi peal ajakiri? Et 21. sajand ja paberi ajakiri ja palju puid pidi jälle surema. Oleme juba 3. korrusel. Oleme 3. korrusel, tegemist on esialgu kord kvartalis ilmuva paksu heas trükis ajakirjaga, millesse me koondame peamiselt lood, mis on mõeldud natuke pikemaks ja mõnusamaks nautimiseks. Ehk siis, kus on oluline pilt, kus on oluline selline, see on pikem emotsioon, mida see kõik toetab ja eks me ikka oleme, tahaks nitti võtta sellisest välismaistest headest autoajakirjadest, ma loomulikult veel oma tagasihoidlikkuses ei ütle, et me oleme sinna jõudnud. Aga kunagi ma ise käisin muuseas startup õppes, ma olen neid 30 sekundi pitche palju teinud ja hetkel olen täiega siin, kuidas ma ütlen, läbi kukkumas aja mõttes. Aga ütleme, et lift läks katki vahepeal. Jah. Lift läks katki. Tegelikult niimoodi, et ühtepidi võib olla viga, kui sa hakkad lahendama probleemi, mis sul endal on. Et sa oled jube veendunud, et hakkad mingit äppi tegema, sest sul endal on mingi probleem. Samas võib ka õnnestuda, et ka teistel on see probleem. Aga minu probleem antud juhul oli siis see, miks see ajakirja mõte tuli. Et ma näen, kui palju me toodame kohati isegi päris head sisu. Ja ma räägin siin just sellist suhteliselt autoteemalist, võtame mingi autotest. Meil oli siin, käisime sügisel sõitmas Karl-Erik Idasaar, Aston Martin V8 aastast 76 ja kohe otsa Jaguar aastast 76 ja MG, väike Briti sportauto aastast 60. Jube kihvt, hästi ilusad pildid. Nii, et see läheb kindlasti ka veebi, et selline mitte võrdlus, aga et kuidas need autod üksteist erinevad ja mis nende autode lugu on. Jube kihvt, veebis jääb see lugu igaveseks alles. Kahjuks on see lugu seal nähtaval, umbes päev. Kui ma seda Facebookis sinna veel, ütleme, boost'i peale panen, siis natuke kauem. Ma natuke nüüd desfreerin seda, mida sa oma veebitoimetaja mäe otsast nagu näed, et mis probleemi sa lahendad on see, et sul ilmub väga palju häid lugusid, mis võib-olla inimesed leiavad nad aeg-ajalt ükshaaval ülesse, aga kui ja nüüd need suured ja ägedad lood sa koondad üheks tervikuks, mida saab korraga, aga rahulikult nautida nii, et sul on kõik need olemas ja lood sellega ühe sellise terviku, mis eksisteerib ainult ühes kohas ja ehk selle paberi peal. Jah, just, ja sa võid selle korraks käest ära panna, kui sul
tuleb midagi vahele või sa selle hetke rohkem ei taha ja kui sa selle uuesti kätte võtad, ükskõik kus ta seal kodus näiteks või kontoris sul asub. vahepeal astub tagasi, on ju, siis jätad oma teised lugemised pooleli, aga siis sa võid selle ajakirja uuesti kätte võtta, et samast kohast. Ja jätkad sama koha peal, jah, sest et ja see on, ka see tunne, et kui sa võtad see ajakirja lahti, et sa nagu ühelt lehe poolt loed, teiselt juba näed neid pilte, veebis on sul see nagu scrollid ja sul, ühesõnaga, see on teine kogemus. See on sama nagu, ma ei tea, ma tõin siin näite kellelegi, et film ja raamat. Et filmis saad sa 2 tunniga nagu, kõik selle info niimoodi otse lõgemesse. Rauh. Aga raamat võtad iga õhtu niimoodi, ütleme, ma ei tea, Harry Potter, eks ju. Loed üks õhtu, siis loed teine õhtu, et see on, mõlemad on ägedad kogemused, aga täiesti eri moodi. Ja nüüd me siis otsustasime, et me püüame hakata, või hakkasimegi neid lugusid panema kaane vahele. Muidugi on seal ka natuke lühemaid. Sina oled seal paberi peal tegelikult seda juba käes hoidnud. Et 2 tundi on see mul juba käes, ma ei ole seda lahti lasknud. Aga sa enne kiitsid siin ilusat pilti ja paberit, et ma saan aru, et paberi kvaliteet on Eesti mõttes täiesti lagi sisuliselt, ma saan aru. No ma ei oska, ma ei ole trükinduses kunagi töötanud, et võib-olla mõni tootekataloog on ikkagi veel paksemal paberil, aga jah, et me oleme seda ikkagi plaaninud niimoodi, et eriti kuna ta on kvartaalne, vist on see õige sõna, et seda peab ikkagi natukene vastu pidama, et ta ei lähe kohe kapsaks, et ta ei lähe kohe kortsu, et on selline ilus formaat ja tuli välja ka. Aga ma olen ise päris rahul. Ma just tahtsingi seda küsida, et kuidas nüüd ise rahule jäid ja teine asi on see, et millest te siis üldse kirjutasite seal? Et sa juba siin sellest Aston Martinist ja neist vintage autodele viitasid, aga millest te üldse seal räägite? Kes on selle ajakirja staar või mis? Mis on see lugu, mida igaüks peaks lugema, iga meie kuulaja? Näed väga head selle küsimus, sest see lugu, nii-öelda kaane staar seekord on üks lugu ja üks inimene, esiteks, kellega ma olen lugu juba jahtinud paar aastat. See jahtimine ei ole selline Mihkel Kärmas tüüpi, et kuskil ma olen kaevunud mingitest toimikutest, vaid me lihtsalt ei saanud temaga ajagraafikuid klappima. Sellised aeglased Põhjamaa inimesed, et võttis aega. Tegemist on Leslie Lasneriga, keda paljud teavad muusiku nime all Leslie Dabas. Ja temal, mina tean seda juba aastaid, paljud fännid ka teavad, on päris äge kollektsioon Alfa Romeosid. Täpsemalt 5 vana, 1 uuem, lisaks ka tsiklid kahjuks sellesse ajakirja ei jõudnud, võib-olla kunagi tulevikus. Aga Lasner on oma, esimese selle vintage Alfa soetas juba vist ma arvan äkki 10-12 aastat tagasi. Ja ta on, see kõik, esiteks, kes on vähegi nagu Leslie Lasneri tegemistega kursis, tema reklaamid, tema muusika, siis see, kuidas ta räägib, on jube kihvt ja huvitav. Iga autoga on tal lugu. Miks ta üldse neid Alfa Romeost, mis värk tal sellega on, et ta on selles mõttes ikkagi Eesti esi-alfa haige. Ta on sisuliselt, niipea, nagu ta ütles, niipea kui ta tööd kühveldama hakkas, oli tal ainult üks eesmärk osta omale esimene Alfa Romeo. Ja sellest ajast alates, umbes, ma ei tea, ligi 15 aastat vist, on ta sellega tegelenud. Ja nüüd jõudis tema kollektsiooni, nagu me nimetasime, lõpuboss. Alfa Romeo SZ, Sprint Zagato, guugeldage jällegi, ühesõnaga. Hästi pikk ja põhjalik äge ja kusjuures ka äge intervjuu Leslie Lasneriga ja ma ei mõtle äge selles mõttes, ma nüüd kiidaks ennast, et küll esitasin teravaid küsimusi, vaid lihtsalt Leslie räägib nii hästi, et kogu see lugu, et me ei räägi seal, see ei lähe selleni, et mis on selle mingi vana Alfa Romeo silindri või ma ei tea, süüte järjekord, vaid need on lood ikkagi nagu laiemalt tema autodest, mitte niivõrd tehniline. Mina saan aru, et ka niiviisi pigem nagu sellisest emotsioonidest, mida autot tekitavad ja aitab seda ka võib-olla siis, kui peegeldada seda enda võtmesse, siis võib-olla ka enda puhul võib-olla paremini mõista. Miks ostad neid autosid kogu aeg?
jah, miks on vaja 4 või kuidas on tekkinud selline kollektsioon? Aga ütle paar asja veel tegelikult. Teine või siis praegult siis juba 3. suur lugu on, võtsime 3 sellist umbes 10 aastat vana võtame 3. seeria BMW, Mercedes C-klass ja Lexus IS, 3 sellist täiesti tavalist autot, ainult et me võtsime nende kõigemad versioonid, ehk siis võrdluses on BMW M3, Mercedes AMG C63 ja Lexus ISF, kõik sellised 400-500 hobujõulised sportautod, mis sisuliselt selles vanuses, nagu nad siin testis on, noh, mõnes mõttes on juba täiesti kättesaadavas hinnaklassis, selline paarkümmend tuhat eurot. Et nad ei ole mingi selline unistuste autorubriik, kus me sõidame mingite 150 000 euroste autodega, vaid võrdleme, milline neist on kihvtim. Siis on, surusin sisse loo Kreeka ühe väikesaare sellist klassikaliste autode kogukonnast, nii-öelda reisilugu. Ja ma sain aru ka, et sissejuhatus auto audiomaailma oli. Jaa, selleni tahtsingi just jõuda, et nüüd, kes tahab oma auto helisüsteemi nagu paremaks teha, siis leidsin ühe inimese, Aavo Elme, kellega täiesti ühel teisel teemal alustasime juttu ja jõudsime selleni, et tegemist on tohutu autoaudiofanaatikuga. Ja kes siis tegi esimese sissejuhatuse sellesse, ühesõnaga, millest päriselt hea heli su autos tekib. Ma ei räägi summuti helist, vaid siis ikkagi muusikast. Et mis selleks vaja on, mis loeb, et et ei ole see, et sa paned hästi palju, nagu hästi võimsaid kõlareid, vaid see, sisuliselt sinna tasemeni välja, et kui sa juhi kohal istud, et su autosse tekiks kontsertisaal. Ta toob seal näite, et laulja on su ees, paremalt kostab see kitarr, tagant tulevad trummid, et autosse on võimalik selline asi teha. Ja siis ta kirjeldab ja õpetab, et kuna see on sissejuhatus, siis esialgu üldisemalt, mis selleks teha ja ma loodan, et sellest tuleb meil päris mitu järjelugu, et kuidas siis seda päriselt tegema hakata. Et minu jaoks oli see väga silmi avav lugemine endalegi. Nii, aga tegime vist reklaami küll, et kus ma seda nüüd osta saan? Osta saad seda kõikidest parematest lehepunktidest, ehk siis see peaks olema kõikides nii-öelda ajalehe lettides reede 20. november alates, et kes iganes päris aus oleks, siis fikseeri see hind ka siia ära. Jaa, tutvumishind on 1,99, mis on sisuliselt, ongi tutvumisi see on odavam, kui see paber maksma läks. Ilmselt küll jah, et sellega me nüüd üritame saada teid konksu otsa, seda saab ka tellida, ajakirja sees on info olemas. Ma olen täitsa kindel, et me saame ka 2. ja 3. ja 4. numbri sama sisuka, sest et seda asja tuleb, et miks me seda ei teinud kohe nagu igakuiseks, on see, et ma nägin, õigemini mis mina nägin, siin kogenud kirjastajad, kes meil siin Geeniuses on ka tööl, et selleks, et oleks igakuist sama kvaliteediga ajakirja teha. Selleks me oleks pidanud tööle võtma eraldi umbes 2-3 inimest, kes siis tegeleks. Nii et, aga mine tea, et kui see nüüd esimene number ja 2. ja 3. ja 4. hästi vastu võetakse ja meil tundub, et Eesti turul ongi sellist vaja ja see ongi puudu, ja ma arvan, et hetkel täpselt selline ajakiri ongi puudu, sest et mina näiteks iganädalase autolehe lugejana mulle väga autoleht meeldib, aga ta on nagu iga nädal on see, pigem nagu selline uudis, kuigi neil on ka väga häid selliseid pikemaid lugusid, aga ikkagi formaat on teine. Aga sellist nagu me teeme, minu arust praegult ei ole. Aga ma ootan siis, et proovite vähemalt selle esimese järgi ja annate siis vajadusel tagasisidet, mis on seal puudu, mis on seal üle ja kuidas meil see välja tuli. Ja millest lugeda tahaksite sealt ise. Just. Ja ma pean tunnistama, et ma pole kunagi varem autoajakirja välja andnud, nii et tagasiside on väga teretulnud. Vot, minu arust oli see ma ei tea,
kas ma rääkisin nüüd terve ajakirja ära või jääb midagi üllatuseks ka? No selles mõttes siin ikka sisu on rohkem kui need, mis me välja tõime. Las jääb üllatuseks. Just, aga vaadake siis, näete, selline natuke jõululik välimus on juba ajakirjal, sest et ta on päris pikalt lettidel. Kuldselt on seal kirjas Leslie Laasner ja Autogeenius ja sellega vist tõmbakski selle saate kokku äkki. Tõmbame küll, me võib-olla läksime juba mõned minutid liiale. Ei tea midagi, ma võiks sellest ajakirjast veel pikemalt. Mul on ka see tunne jah, et sa tahaksid sellest rääkida. Saad aru, ei no mis asja, ma pole kunagi ka ühtegi raamatut kirjutanud, aga tundub nagu oleks praegult trükist tulnud esimene enda, ma ei tea, juturaamat või asi, kuigi ma nüüd kõlan nii, nagu mina oleks selle ajakirja teinud, tegelikult siin on Karl-Erik Idasaar ja Paula on olnud abiks, ühesõnaga. Jah, olgu, kuulge, kuuleme järgmine nädal ja aitäh! Nägemist. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.